Head kuulajad ja vaatajad! Nagu tavaks kujunenud, soovin enne saate põhiosa juurde liikumist lühidalt ära mainida mõned möödunud nädala tähelepanuväärsemad sündmused. Prantsusmaal mõistis kohus rahvuskogu juhi Marine Le Peni süüdi pettuses, mis hõlmab Euroopa Parlamendis libatöökohtade loomist raha väljapetmise eesmärgil. Kohus määras Le Penile viivitamatult jõustuva 5-aastase valitavale ametikohale kandideerimise keelu ja 4-aastase vanglakaristuse. Vanglakaristusest 2 aastat mõisteti tingimisi, ülejäänud 2 kannab Le Pen vabaduses elektroonilist jalavõru. Le Penile määratav karistus võib paisata Prantsusmaa poliitika segadusse, kuna rahvuskogu juht on enne 2027. aasta presidendivalimisi arvamusküsitluste esinumber. Tõenäoliselt kaebab küll Le Pen kohtuotsus edasi, ent suures pildis ei ole küsimus niivõrd selles, kas Le Pen on talle etteheidetavates tegudes süüdi, vaid ennekõike selles, kuidas valikulist õigusemõistmist rakendatakse süsteemi ohustavate jõudude tasalülitamiseks. Igal juhul on mustrid, mida näeme, väga sarnased hiljuti Rumeenias toimunuga. Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas aga, et kaitsevägi laiendab oma operatsiooni Gaza sektoris ja hõivab suuri alasid, et liita need niinimetatud julgeolekutsoonideks. Ootuspäraselt selgitas Katz, et operatsioon eeldab palestiinlaste ulatuslikku evakueerimist. Paralleelselt teatas USA, et saadab Lähis-Ida piirkonda teisegi lennukikandja, heidutamaks agressiooni ja kaitsmaks piirkonnas kaubanduse vaba liikumist. Pentagoni teade tuleb aga ajal, mil USA sõjavägi korraldab Jeemenis huutide vastu pea igapäevaselt õhurünnakuid. Mõistagi ilma igasuguse ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadi ehk rahvusvahelise õigusliku toetuspunktita. Samal ajal jätkab USA Taani survestamist Gröönimaaga seonduvalt. Asepresident J.D. Vance avaldas äkkvisiidi käigus lootust, et Taani autonoomse suursaarega kokkuleppe sõlmimiseks ei ole vaja kasutada jõudu. Ühtlasi ütles Vance end uskuvat, et president Trump suudab vajalikule kokkuleppele jõuda. Samas süüdistas ta Taanit, et see polevat teinud piisavalt Gröönimaa kaitsmiseks. Tsiteerin Vance'i. Meie sõnum Taanile on väga lihtne. Te pole teinud head tööd gröönlaste hüvanguks. Seetõttu on Trumpi poliitika selline, nagu see on. Te olete alainvesteerinud Gröönimaa elanikesse ja te olete alainvesteerinud selle uskumatult kauni maamassi julgeolekuarhitektuuri. Nädal varem oli Vance veelgi konkreetsem, öeldes, et, tsiteerin, Gröönimaad kontrolliv Taani ei tee oma tööd ega ole olnud hea liitlane. Nii et tuleb endalt küsida, kuidas me selle olukorra lahendame. Lahendame oma riikliku julgeoleku. Kui see tähendab, et peame Gröönimaa vastu enam territoriaalset huvi üles näitama, siis seda president Trump teebki, sest teda ei huvita, mida eurooplased meie peale karjuvad, tema hoolib ameeriklaste julgeoleku huvide esikohale seadmisest. Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first. Kindlasti on siin tõsine mõttekoht ka teistele Euroopa riikidele, sealhulgas Eestile, seonduvalt sellega, mida ikkagi tähendab olla USA-le hea liitlane. Headest liitlassuhetest rääkides on ühtlasi tähelepanuväärne, et kolmapäeval teatas Trump uutest tollimaksudest mitmekümne riigi ja ka Euroopa Liidu vastu. Trumpi administratsiooni väitel on Euroopa Liit USA vastu kehtestanud meetmeid 39% ulatuses, mistõttu on USA vastumeetmed sellest circa pool ehk 20%. Tähelepanuväärselt on avalikult esitatud tollimaksude tabelis nii Iisrael, Hiina kui ka Taiwan, kuid ei ole seal Venemaad ega Valgevenet. Samal ajal soovib USA, et Euroopa riigid soetaksid jätkuvalt USA's toodetud relvastust, olgugi, et Euroopa Liit on astunud samme piiramaks USA tarnijate osalemist relvastushangetes. Välisminister Marco Rubio kavatseb USA relvastuse ostmise jätkamist arutada EL-i riikidega järgmisel nädalal Brüsseli visiidi käigus. Kui Euroopa Liit peaks vastama USA tollimaksudele omapoolsete täiendavate maksudega ja vallandub kaubandussõda, siis kahtlemata mõjutab see ka nii-öelda transatlantilist julgeolekukoostööd. Kõige selle taustal on NATO riikide esindajad peatanud arutelud uue Venemaa strateegia üle, kuna ootavad USA seisukohta, mille suhtes on tekkinud segadus, sest teatavasti on Trump alustanud Ukraina sõja lõpetamiseks otsesuhtlust Moskvaga.
Mis puutub USA-Venemaa läbirääkimistesse Ukraina sõja lõpetamiseks, siis Venemaa asevälisministri Sergei Ryabkovi väitel pole president Trump saatnud Kiievisse selget signaali sõja lõpetamiseks. Ryabkovi sõnul võib täheldada ameeriklaste katset leida skeem, mis lubaks alguses saavutada relvarahu ja seejärel minna üle mingitele teistele mudelitele, ent Venemaa välisministeeriumi hinnangul ei ole neile esitatud kavades arvestatud Moskva nõudmisega, et lahendused peaksid olema orienteeritud konflikti juurpõhjuste kõrvaldamisele. Ryabkovi kinnitusel võetakse Washingtoni pakutud mudeleid ja lahendusi väga tõsiselt, aga käesoleval kujul ei ole need siiski vastuvõetavad. Töö jätkub. Nüüd aga kommentaari põhiosa juurde. Eelmisel pühapäeval avaldas USA süvariigi õukonna väljaanne The New York Times põhjaliku aruande pealkirjaga Partnerlus Ameerika salajane ajalugu Ukraina sõjas. Tegu on vägagi mahuka ja kõneka tekstiga, mis vääriks hoolimata oma raskelt kallutatud toonist eraldi pikemat käsitlust. Ennekõike seetõttu, et tekst kinnitab kaalukaid asjaolusid, mis on olnud Ukraina sõjaga seonduvat jälgivatele inimestele niigi selged, ent mille otseseks kinnituseks on nappinud toetuspunkte. Püüdes aga tuua esile selle pika teksti kontsentraadi, võib osutada 5 momendile, mis on tänaseks juba üle 3 aasta väldanud massiivses propagandauputuses seni osavalt peidetud või koguni täiesti maha salatud. Käsitluse juhtliiniks on tõdemus, et USA osalussõjas on olnud märksa kandvam, kui avalikkus arvatagi oskas, ning et president Zelenski salarelvaks sai erakordne partnerlus USA-ga nii luure, strateegia, planeerimise, juhtimise kui ka tehnoloogia vallas. Avaldatud materjal on mahukas ja detailitihe, kuid kokkuvõtlikult peatun niisiis 5 momendil. Esiteks, Saksamaal Wiesbadenis asuv USA sõjaväebaas varustas ukrainlasi andmetega Vene vägede liikumise kohta. Wiesbadenis asub USA strateegiline tugipunkt, kus koostöös ukrainlastega määrati Vene üksuste, varustuse ja ka taristu koordinaadid. Seda tehes kasutati USA luureohvitseride abi ja ameeriklaste satelliitpilte, pealt kuulatud Vene üksuste sidet ning soojuskaamerate näite. USA kogutud ja analüüsitud luureandmetele rajanes kogu nii-öelda suure pildi lahingustrateegia kui ka detailne objekti sihitatus. Ehk nii-öelda tapmisahelat, nagu artiklis otsesõnu mainitud, juhtiski USA. Teiseks, Venemaa sissetung peatati USA luuretoe ja relvastuse abil. Bideni administratsioon saatis Ukrainale raketiheitjad HIMARS ehk High Mobility Artillery Rocket System, mille kombineeritud löögijõud oli 2022. aastal venelaste tagasitarjumisel keskse tähtsusega. Teateid HIMARSi rünnakutest, mille tulemusel hukkus või sai haavata 100 või enam venelast, laekus peaaegu igal nädalal ning massiivsete täppislöökidega suudeti anda hoop Vene vägede moraalile ja võitlustahtele. Kui HIMARSite arsenal kasvatati 8-38, tõusis ühe Ameerika ametniku sõnul ohvrite arv 5 korda. Kolmandaks, Bideni administratsioon nihutas pidevalt oma varasemaid punaseid jooni. Sissetungi algusest alates üritas Bideni administratsioon kehtestada piire vältimaks vastasseisu Venemaaga ja takistada NATOle nii-öelda kalliks minevaid provokatsioone. Varjatult saadeti aga samal ajal Kiievisse ekspertideks sõjaväelastest nõunikke. Hiljem suurendati USA sõjaväelise kompetentsi ja sõjaväeliste nõuandjate kohalolu mahtu Ukrainas veelgi. The New York Times viitab ligi 30 USA sõjaväelisele nõunikule, kel oli pidev juurdepääs ka lahingute kontaktliinil asuvatele juhtimiskeskustele. Neljandaks, ukrainlastel oli Venemaa territooriumil asuva taristu ründamisel ameeriklaste hindamatu toetus. Sõja koordinatsioonikeskuseks kujunenud Wiesbadenist hakati andma luureinfot ka sügaval Venemaa territooriumil toimuva kohta. Avalikult president Biden küll keelas sellised operatsioonid, tegelikult samal ajal aga ületas järjest ka neid nii-öelda punaseid jooni. Kui värsked luureandmed näitasid, et venelased olid oma kriitilised installatsioonid HIMARSi laskeulatusest kaugemale nihutanud, soovitasid kindralid Kavoli ja Aguto teha järgmise hüppe, andes ukrainlastele armee taktikalised raketisüsteemid, Army Tactical Missile System ehk ATACMS. See aga oli Bideni administratsiooni jaoks eriti valus teema.
Ühelt poolt hoiatas Vene armee peastaabi ülem kindral Gerassimov kindral Millit, et see samm läheb üle venelaste punase joone. Teisalt hoiatas aga Pentagon, et neil ei jätku ATACMS rakette ja süsteeme puhuks, kui Ameerika peaks päris oma sõda pidama. Kui seni olid ukrainlased, CIA ning USA ja Briti mereväed kasutanud Venemaa Musta mere laevastiku ründamiseks meredroone koos kaugmaa Storm Shadow Scalp rakettidega, siis laiaulatuslikuma Krimmi kampaania tarvis olnuks vaja 100 ATACMS rakette. Umbes 100 sihtmärgist ihaldatuim oli Kertši väina sild. Kuna president Putin pidas seda silda võimsaks füüsiliseks tõendiks Krimmi seotusest emamaaga, muutus sümboli hävitamine Ukraina presidendile kinnisideeks. Pärast seda, kui partnerid olid operatsiooni Lunar Hail ehk kuurahe osas kokku leppinud, andis Valge Maja sõjaväele ja CIA-le korralduse töötada koos ukrainlaste ja brittidega välja detailne rünnakuplaan silla hävitamiseks. Viiendaks, Ukraina 2023. aasta vastupealetungile võisid saada saatuslikuks poliitilised erimeelsused. Nimelt takerdusid Wiesbadenis läbimängitud sõjastsenaariumid Ukraina sisepoliitikas toimuva taha. Ukraina relvajõudude toonane juht kindral Valeri Zaluzhnyi pooldas plaani, mille keskmes oli rünnak lõunapoolse Melitopoli linna suunalt, et katkestada Venemaa varustusliinid. Tema rivaalil ja toonasel alluval Aleksandr Sırskõil oli aga isu lüüa venelasi Bahmuti poolelt. Lõpuks astus president Zelenski viimase selja taha. Ukrainlased ei suutnud aga Bahmutit tagasi vallutada, kandsid linnalahingutest tohutuid kaotusi ja initsiatiiv lahinguväljal läks Venemaale. The New York Timesi märgilise tähtsusega artiklis kirjeldatakse, et kui algul smugeldati USA Saksamaa baasides toimunud kõrgetasemelistele sõjaplaneerimise istungitele tsiviilriietes Ukraina kindraleid, siis peagi hakkasid Wiesbadenisse saabuma ka luureohvitserid, operatiivplaneerijad ning side- ja tulejuhtimisspetsialistid. Iga hommikustel nõupidamistel määrati kindlaks kõige väärtuslikumad sihtmärgid. Seejärel anti prioriteetide nimekirjad üle Luure Fusioni ehk distsipliinide sulanduskeskusele, kus analüüsiti andmevooge, et määrata kindlaks sihtmärkide asukoht. Kinnitatud sihtmärkide osas kasutatud sõnamängud, näiteks mitte sihtmärk, vaid huvipunkt, võimaldasid ameeriklastel peituda usutava eituse taha. Võidi täiesti ausalt kinnitada, et ukrainlastele ei antud andmeid sihtmärkide kohta, oli vaid toimunud infovahetus huvipunktide teemal ja nii edasi. Möödunud aasta 10. augustil roteerus CIA toonane jaamaülem tagasi Langley peakorterisse ja soodsat hetke ära kasutades tegi kindral Sırskõi oma käigu. Saatis väed üle Vene piiri Kurski oblastisse. Ameeriklaste jaoks oli sissetung märkimisväärne usalduse rikkumine. Ukrainlased olid salaja ületanud vastastikku kokkulepitud reegleid, viies koalitsiooni poolt tarnitud tehnika Venemaa territooriumile. USA oleks võinud nii-öelda juhtme seinast välja tõmmata, kuid see oleks tähendanud kõikide Kurskisse tunginud Ukraina üksuste hukku. Seega olid ameeriklased kahvlis. Nagu ütles üks Pentagoni kõrge ametnik, tsiteerin, see ei olnud peaaegu nagu väljapressimine, see oli väljapressimine. Kokkuvõtlikult öeldes on The New York Timesi artiklit läbivaks mõtteks, et Ukrainas sõdivad ja surevad küll peamiselt ukrainlased, aga olulisim relvastus, varustus, moon, luure, planeerimine, juhtimine ja nii edasi oli ja on jätkuvalt korraldatud USA poolt. Teisisõnu ei ole tegemist isegi mitte järjekordse USA proksisõja teooriat toetava narratiiviga, vaid üpris otsekohese ülestunnistusega. USA on nukujuht, Ukraina tema marionett. Iseenesest ei tohiks eespool esitatud info täna enam kedagi šokeerida, sest juba eelmisel aastal kirjutas isegi seesama The New York Times, et CIA ehitas Ukrainasse 12 salajast spioonibaasi ja pidas Venemaa vastu proksisõda juba alates 2014. aastast. Toona oli tegemist plahvatusliku ülestunnistusega, et USA luure ei ole mitte ainult aidanud kaasa Ukraina sõjaaegsete otsuste tegemisele, vaid on rajanud ja rahastanud kõrgtehnoloogilisi juhtimiskeskusi ning tegi seda juba ammu enne 24. veebruaril 2022 toimunud Venemaa sissetungi. Suurimate paljastuste hulgas on see, et programm loodi hiljemalt 11 aastat tagasi ja sellega on olnud seotud 3 erinevat Ameerika presidenti.
Ehk siis tegemist ei ole mitte ühe või teise sõjapistrikust presidendi soologa, vaid USA jätkupideva poliitikaga Venemaa suunal. Sissevaates sedastati üheselt, et CIA programm Ukraina luureteenistuse moderniseerimiseks on muutnud endise Nõukogude Liiduvabariigi tänase Washingtoni kõige olulisemaks luurepartneriks Kremli vastu. CIA alustas Ukraina luureohvitseride koolitamist ja varustamist sisuliselt järgmisel päeval pärast Maidani riigipööret ja rajas Venemaa piiri äärde salajastest baasidest koosneva võrgustiku. Neid luurebaase, kus saab vahelt võtta Vene komandöride sidet ja jälgida Vene satelliite, kasutati ja kasutatakse endiselt piiriüleste drooni- ja raketirünnakute käivitamiseks ja jälgimiseks Venemaa territooriumil. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU endine juht Ivan Bakanov on seejuures tunnistanud, et ilma CIA-ta ja selle poolt koolitatud eliitkomandodeta poleks Ukrainal olnud mingit võimalust venelastele vastu seista. Väljaanne nentis aasta tagasi, et Venemaa naftatöötlemistehaseid ja energiainfrastruktuuri tabanud rünnakute eest on suures osas vastutav CIA ja USA tegevuse tõttu on maailm suure sammu kolmandale maailmasõjale lähemale astunud. Kui veel enne eespool käsitletud paljastusi võis paljudele jääda mulje, et narratiiv kolmanda maailmasõja, liiatigi veel tuumasõja puhkemise võimalustest on mõõdutundetult ülepaisutatud ja paigutub Kremli jutupunktide kategooriasse, siis tänaseks peaksid küll olema Ukraina konflikti lätted, selle tegelikud osapooled ja käik ning asjade seis piisavalt selge. Vähemalt neile, kes tahavad toimunut avatud silmadega vaadata ja reaalsust tunnistada. Tuletame aga siinkohal meelde, kuidas 2019. aastal ametisse astudes ütles president Zelenski, et võimule peavad tulema inimesed, kes teenivad rahvast. Toonast Radat ehk Ukraina parlamenti nimetas ta oma kõnes otsesõnu pätikarjaks, mis tuleb laiali saata. Samuti lubas Zelenski lõpetada selleks ajaks 5 aastat kestnud ja 13 000 inimelu nõudnud sõja. Tsiteerin. Meie esmane eesmärk on vaherahu Donbassis. Meie seda sõda ei alustanud, aga on meie ülesanne see lõpetada. Tuginedes oma varasemale karjäärile koomikuna, ütles Zelenski, et on varasemas elus inimesi naerutanud ja teeb järgmise 5 aasta jooksul kõik, et inimesed ei peaks nutma. Ukraina läänemeelne raadasaadik Sergei Võssotski ütles toona Zelenskile kurjakuulutavalt, et ametisse nimetamisega tema seiklused mitte ei lõppe, vaid alles algavad. Aga mis siis juhtus? Mis läks valesti? Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson avaldab, et rahulubadustega Ukraina presidendiks valitud Zelenski allutas end koheselt riigis tegelikku jõudu omavate rahvuslaste diktaadile. Johnson meenutab, et Zelenski püüdis president Putiniga 2019. aastal kompromissi saavutada ja rahu sõlmida, kuid rahvuslased ei aktsepteerinud seda. Pangem seejuures tähele, et silmnähtavalt valib Johnson õiget sõnalist väljendust, kuid on selge, et rahvuslaste all mõtleb ta reaalselt neonatslikke formeeringuid, nagu näiteks Azov ja teised. Küll tahaks loota, et täna, eriti pärast viimaseid USA presidendivalimisi, oleme rahule lähemal, ent jahmatavalt on paljastunud agenda, justkui oleks meie riiklikes julgeolekuhuvides mitte sõja lõpetamine, vaid vastupidi, selle pikendamine. Tõsi, mina isiklikult ei saa seda otseselt jahmatavaks pidada, sest just niisugust baashoiakut olen Riigikogus eravestlustes saanud kuulda korduvalt. Igal juhul hoiatasid Balti riikide kaitseministrid väljaandes The Financial Times, et relvarahu Ukrainas suurendaks Balti riikide julgeolekuohtu märkimisväärselt, kuna sellisel juhul võib Venemaa oma väed NATO kirdepiirile ümber paigutada. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul, tsiteerin, mõistame me kõik, et kui sõda Ukrainas lõpeb, siis Venemaa paigutab oma väed väga kiiresti ümber. See tähendab, et ka ohutase tõuseb väga kiiresti ja märkimisväärselt. Pevkuri Leedu kolleeg Dovile Šakaljene rääkis nädala alguses Ühendkuningriigis viibides sama. Tsiteerin. Ei maksa teha illusioone.
ärme valeta endale, et Venemaa lõpetab pärast Ukrainat. Venemaa kasutab rahujärgset aega oma sõjalise võimekuse suurendamiseks. Neil on juba tohutu lahingukogemustega armee, mis muutub veelgi suuremaks. Pevkuri sõnul võidakse Ukrainas praegu viibivast 600 000 Venemaa sõdurist umbes 300 000 ümber paigutada ning need mehed ei lähe tema sõnul tagasi koju vilja koristama või muid igapäevaseid töid tegema, sest palk, mida nad armees saavad, on 5–10 korda suurem, kui nad tsiviilelus suudaksid teenida. Samuti hoiatas minister, et NATO idatiival asuvaid liitlaste eelpaigutatud jõudusid ei tohiks Ukrainasse rahuvalvajate saatmise korral mingil juhul vähendada, sest sellisel juhul tekiksid ohud meie piiril. Mis on aga eriti huvitav, samal ajal kui Pevkur manitses, et Eestis asuvaid eelpaigutatud NATO jõudusid ei tohiks ettenähtavas tulevikus mingil juhul vähendada, teatas peaminister Kristen Michal, et Eesti plaanib rahuleppe sõlmimise korral oma väed Ukrainasse saata. Michali sõnul sammub Eesti antud küsimuses koos liitlastega. Peaminister tuletas meelde, et on ka varem öelnud, et kui meie liitlased Ukrainasse lähevad, siis Eesti ei jää maha. Kui meie partnerid lähevad sinna seda rahu tagama mingil viisil, ma arvan, et ega ei meiegi kõrvale ei jää. Me kindlasti arutame selle läbi ja selle mandaadi peab andma parlament, aga me kindlasti seda arutame. Opositsiooniparteidest toetab Eesti vägede saatmist Ukrainasse vaid Isamaa. Erakonna esimees Urmas Reinsalu ütles, et ollakse kavatsustele avatud ja jätkas talle omase ümarusega, tsiteerin. Loomulikult julgeoleku küsimustes kõiki valitsuse samme, mis on asjakohased astuda, Isamaa toetab ning kindlasti on oluline kõigi praktiliste aspektidega arvestada koostöös liitlastega. Ma arvan, et on selge, et kui liitlased ühiselt selle seisukoha langetavad, siis Eesti ei saa kõrvale jääda. Arusaadav, et soovitakse lahkuda koos liitlastega, sest pärast 3 aastast Venemaa vastase vahkviha kütmist oleks päris hirmutav nüüd siia üksi jääda. Kui aga Reinsalu räägib liitlaste ühisest seisukohast, siis jääb ebaselgeks, kas temas räägib jurist, poliitik või hoopis eksperimentaalfilosoof, sest sellist niinimetatud ühist seisukohta on meie mitmekümnest liitlasest avaldanud ainult britid ja prantslased. On niisiis mõneti mõistetav, et siseriiklike probleemide lahendamiseks küündimatu peaminister Michal soovib kas või relvistatud kaitseväe eesotsas Ukrainasse sammuda. Aga meie suuremate tahteliitlastega on asjalood tegelikkuses tunduvalt keerulisemad. Taas on ilmnenud terav vastuolu retoorika ja reaalsuse vahel. Meenutame eelmise nädala kommentaaris osutatud, et Europarlamendi liige Riho Terras rääkis The Times Radiole brittide finantsprobleemidest, mis olevat sedavõrd tõsised, et Ühendkuningriigil on raskusi oma NATO idatiival võetud kohustuste täitmisega. Terrase sõnul ei näi Suurbritannia suutvat panna kevadisteks õppusteks kokku tavaliselt 3000 kuni 5000 sõdurist koosnevaid brigaadi suurusi jõude ja Terras tunneb muret, et Ühendkuningriik ja teised ei võta Eesti kaitsmist tõsiselt. Briti riigikaitseallikad ütlesid The Timesile, et Suurbritannial on Eestis umbes 1000 sõdurit. Alates 2022. aasta aprillist on aga nende arvu vähendatud 650 võrra ning üks kohalik allikas kinnitas, et Eestis on alla 10 Challenger tanki. Terrase jutt tekitab aga küsimuse, kuidas peaks Suurbritannia suutma panustada oluliste jõududega Ukraina rahuvalvejõududesse, kui seal peaks rahukokkuleppe saavutatama. Osaliselt vastab küsimusele Briti RUSI ehk Royal United Services Institute'i sõjateaduste direktor Matthew Saville, kes ütles eelmisel nädalal, et kui Ühendkuningriik paigutaks Ukrainasse pikemaks ajaks kas või ainult 5000 sõdurit, oleks sellel ilmselgelt oluline mõju kohustuste täitmisele NATOs. Väljaande The Independent andmetel on brittidel lahingukorras tanke hetkel vaid 25. Ja see seletab nii mõndagi. Olgu kuidas on, igatahes Eesti meediaski viimastel aastatel korduvalt sõna saanud Ukraina rahvasaadik Aleksei Gontšarenko vihastas Pevkuri avalduse peale päris korralikult. Nimelt kirjutas ta oma Telegrami kanalis, et Ukrainale aitab Euroopa pääste rolli mängimisest. Euroopal on NATO, armeed, ressursid, nii et mindagu, tehtagu, kaitstagu ennast. Ukraina peab ennast päästma, sõda tuleb lõpetada. Tuleb taastada majandus ning muuta armeed tugevdades ja võimsat sõjatööstust üles ehitades Ukraina nii tugevaks, et keegi ei julge uuele rünnakule mõeldagi. Ukraina on oma hinna juba maksnud ja aitab.
aga kui Euroopa kardab Venemaa agressiooni, siis las ta võitleb ise. Goncharenko lisas, tsiteerin: mõnel Euroopas on selline arvamus, et Trump ei ole igavene. Et 3,5 aasta pärast valitakse uus USA president, seniks aga hoidku ukrainlased seda hordi tagasi. Jube lahe. Aga mis meist 3,5 aasta pärast alles jääb? Esialgse infantiilse sõjavaimustuse lahtudes hakkavad peavoolumeedia toimetustesse siginema murelikud, et mitte öelda hämarrealistlikud meeleolud. Eesti Päevaleht meenutas 1991. aastat, mil Jugoslaavia konflikti lahendama suundunud Luksemburi välisminister Jacques Boos kuulutas, et Euroopa tund on koitnud. Vähemalt 140 000 hukkunut ning 3 aastat hiljem oli selge, et Euroopa oli enda suutlikkust totaalselt ülehinnanud. Päevalehe hinnangul praegu ükski tervemõistuslik Euroopa poliitik nii suuri sõnu tegema ei kipu. Aga kui meenutame jutte Venemaa põlvili surumisest ja tükkideks jagamisest, siis tuleb järeldada, et Päevalehe toimetus on pannud Eesti Vabariigi presidendile ja mitmele tipp-poliitikule tabava diagnoosi. Väljaanne täheldab tõsise murega, et ettevaatlikud sammud kas või laskemoona tootmise võimsuse tõstmiseks paljastasid halastamatult, kui olematu on pärast pikka rahuajastut Euroopa kaitsevõime. Ei saadud kokku isegi tühist miljonit mürsku Ukrainale. Tegelikkuses pole vajadus kaitsele rohkem panustada ikka veel paljudele kohale jõudnud. Headel aegadel jõuluvana mängimiseks võetud võlakoorem on niigi üüratu ja vananev elanikkond ootab poliitikutelt rohkem, mitte kärbitud heaolu. Sel kuul Euroopa liidrite poolt kokku lepitud võimalus kasvatada kaitsekuludeks võlakoormat avab aga paraku taas ahvatlevad võimalused loominguliseks raamatupidamiseks. Päevaleht on siiski kindlal seisukohal, et Eesti peab seisma kõige eest, mis tugevdab Euroopa Liidu julgeolekut ja et Euroopa Liidul tervikuna tuleb nüüd liikuda, üllatus-üllatus, sügavama föderatsiooni suunas. Kas või selleks, et riigid ehitaksid vajalikke tanke ja lennukeid üheskoos, mitte omavahel võisteldes. Ei teagi, kas Päevalehe juhtkirja koostajate arusaamad ongi sedavõrd ülevõlli lapsikud või püütakse lugejale lihtsalt harjumuspäraselt propapuru silma ajada. Tõsi, võimalik, et sarnaselt presidendiga ollakse ka keskmine lugeja ära diagnoositud ja leitakse, et oma nõutava põhisõnumi edastamiseks on järele proovitud lapsikused täiesti piisavad. Föderaliseerumissurve osas on kõik arusaadav. Aga mis puutub üheskoos lennukite ehitamist, siis üldiselt ehitavad edulugusid siiski eraldiseisvates riikides asuvad tõsiselt võetavad kaitsetööstusettevõtted. Vastasel juhul kukub välja keskmine Eurofighter. Mitte otseselt nii halb kui eemaldamatu plastkork, küll aga maailma kõige kallima teenindus- ja käitlushinnaga kapriisne hävitaja. Ehk klassikaline eurotoode. Kui täna, aga ka oma eelmises saates rääkisin, et suurenenud nõudluse ja ammendunud varude tõttu on Euroopa silmitsi lõhkeainete puudusega, siis äärmiselt täbar on seis ka moonaga. Ja seda isegi tublisti üle keskmise militariseerunud riikides. Näiteks 26. märtsil Polsat Newsile antud intervjuus ütles Poola presidendi riikliku julgeolekubüroo ehk BBN-i juht Dariusz Vukovski, et riiki tabava konventsionaalse ründe puhul oleks Poola sõjaväel varusid vaid umbes 2 nädalaks. Vastuseks küsimusele, kui kaua suudab Poola üksinda võidelda enne kui liitlased sekkuvad, ütles Vukovski, tsiteerin: ma arvan, et olenevalt sellest, kuidas, see tähendab, missuguse intensiivsusega see võitlus kulgeb, saab tänaste varude tasemel kaitset teostada nädal või paar. Vukovski möönis, et Poola relvajõudude tehniline baas on veel endiselt segu moodsast ja aegunud varustusest, kusjuures laskemoona puudus mõjutab peamiselt vanemaid süsteeme. Kuna Poola poliitiline opositsioon on riigi kaitsetootmise olukorda teravalt kritiseerinud, väites, et Poolal jätkub laskemoona vaid 5-päevaseks sõjaks, otsiti vastust sellelegi küsimusele. Vukovski pidi tunnistama, et olenevalt varustuse ja laskemoona tüübist võibki see paiguti nii olla. Asekaitseminister Cezary Tomczyk kritiseeris Vukovski väljaütlemisi kui šokeerivaid, öeldes Polsat Newsile, et need on mittevajalikud, sisuliselt valed ja meie vaenlaste poolt ärakasutatavad. Mõtiskledes Vukovski võimalike motiivide üle leidis Tomczyk, et kuivõrd julgeolekunõunik määrati ametisse üsna hiljuti, siis, tsiteerin, ei pruugi ta olla riigiametnikuna veel väga kogenud,
ja peaks tulevikus rohkem hoolitsema selle eest, mida ta ütleb. Samas pigem poliitilise broileri taustaga Tomtšik ilmselt unustas, et kritiseeritav ehk siis Vukovski on elupõline kaadrisõjaväelane, kindralleitnant ja enne tsiviilteenistusega liitumist teenis Poola armee kindralstaabi ülema asetäitjana. Veidi hiljem püüdis Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz olukorda siluda, õigustades, et kui praegune valitsus 2023. aasta detsembris võimule tuli, siis laskemoona tootmisvõimsust de facto ei eksisteerinud. Ta lisas, tsiteerin, oma esimestest päevadest alates uues ametis olen teinud kõik, et seda olukorda muuta. Loomulikult võtab see aega. Tehase ehitamine ei toimu ühe päevaga. Eestis õnneks selliseid muresid ei ole. Meie kaitsetööstus õitseb kenasti ja ka raha selle väärt taime väetamiseks näib olevat piisavalt. Pärast seda, kui Eesti andis suure osa oma olemasolevast relvastusest ja moonast Ukrainale ära, on tõmmatud käima korralik taasrelvastumise protsess. Tõsi, pakutava valik on esialgu veel äärmiselt hõre, ent hinnad see-eest turutingimustele vastavad. Kodumaiste ja näiteks Milremi puhul tegelikult Araabia Ühendemiraatide sõjatöösturite motiveerimiseks tellib Eesti riik neilt soojenduseks 100 miljoni euro eest toodangut Ukrainale. Kuna toodangu valis välja Ukraina kaitseministeerium Eesti esitatud firmade ja toodete nimekirjast, siis sisuliselt on 100 miljoni näol tegemist ettevõtjatele kingitud blankoveksli vormis riigiabiga. Kaitsetööstusettevõtjate ees seisvaid väljakutseid kirjelas ilmekalt Freot Systems juht Arno Vaik. Tsiteerin. Need on kohati kaks erinevat maailma. Üks on kasutaja, kes valib välja selle toote, mida tal on vaja. Ja teine on, kes maksab selle eest. Need on ministeeriumid, eelarveosakonnad, kes selle poole eest vastutavad. Ja kohati on nii, et kui leiad selle ostja, kes su toodet tahab, siis pead isegi leidma talle rahamaksja ka eraldi veel. Praegu teeb Eesti riik ärimehes ebamugavust tekitavad toimingud vastutulelikult ise ära ja jääb vaid nuputada, missugune ümmargune number arvele kirjutada. Võrdluseks meenutame eelmist aastat, mil õpetajate streigi ajal leiti läbi riigieelarve strateegias süvakombete neile viimaks 5,7 miljonit eurot lisaraha. See oli absoluutne maksimum ja selle saavutamisega kaasnes suur, üleriigilist tähelepanu pälvinud draama. Koduste emade ravikindlustuse koomale tõmbamisega säästab aga valitsus 2026. aastal kokku närused 1,44 miljonit eurot. Ja ka meie laste huviharidust on aasta-aastalt kokku tõmmatud. Kui mullu said omavalitsused laste huvihariduse toetuseks 10,25 miljonit eurot, siis riiklikud kärpekäärid lõikasid sellest maha 1 miljoni ehk kümnendiku. Nii seisavad omavalitsused nüüd keerulise valiku ees, kuidas tagada sügisel tööd alustanud ringide ja treeninggruppide tegevus kooliaasta lõpuni. Võib-olla katsetaks riigikaitseliste huviringidega, paneks lapsed droone meisterdama. Sellisesse konteksti asetatuna ei ole 1 miljon eurot mingi raha. Sügavalt uhates võiks ehk olukorraga kuidagi ka leppida, kuid paraku paistab, et niinimetatud Eesti kaitsetööstus ei tegutse mitte oma riigi kaitsevõimekuse tugevdamise nimel, vaid on maksumaksja tublil toel lülitunud ülemaailmsesse relvatööstusesse äri ehk raha kokkulükkamise nimel. Näiteks Eestis asutatud raketitootja Frankenburg on juba teatanud kavast ehitada tehast Lätis ja kaalub suuremaid investeeringuid ka Leedus. Tsiteerin ettevõtte juhti, endist kaitseministeeriumi kantslerit Kusti Salmi. Ma ei taha sündmustest ette rutata. See on jätkuv protsess ja kui see valmis saab, siis me ka teavitame avalikkust. Võin siiski öelda, et näeme Leedu valitsuse ja ettevõtete suurt isu. Lubasime siin luua äri, tuua siia tootmisvõimalused, luua majanduslikku väärtust ja suurendada seda. Ka Läti äriportaal Verslo Zinios kirjutas eelmisel nädalal viitega Läti rahvusringhäälingule, et Frankenburg on sõlminud lepingu Läti kaitseministeeriumiga ning kavatseb ehitada riigis tehase ning teadus- ja uurimiskeskuse. Frankenburgi juhatuse liige erukindral Veiko Vello Palm selgitas seejuures, et Läti ei ole juhuslik valik. Seal on tugevad raketiarenduse traditsioonid ja andekad insenerid. Koostöö Riia Tehnikaülikooliga on juba ennast tõestanud, samuti on Lätis olemas kõik vajalik Frankenburgi toote edasiseks arendamiseks ja tootmiseks. Veel käesoleval aastal on ettevõttel plaanis laieneda ka Ühendkuningriiki ja Poolasse, kuid ärgem kaotagem lootust.
ei ole ju välistatud, et kunagi luuakse töökohti ka Eestisse. Muidugi tõenäoliselt tuleb selleks meile eelnevalt Kesk-Aasia oskustööjõudu importida. Kui immigratsioonipiirangute lõdvendamiseks lüüakse lauale kaitsetööstuse edendamise retooriline trumpkaart, siis mida on üldse kellelgi sellele vastu panna? Pessimismi siiski kalduda ei maksa, sest nagu on kuluaarideski meediasse jõudnud, oleme oma julgeoleku Nokia ikkagi leidnud. Vaevalt on kellelgi jäänud märkamatuks aina enam sagenevad ja ilmselgelt suhtekorralduslikult planeeritud teated sellest, et meie hinnalised julgeoleku tagatised on peidus Eesti maapõues. Ikka fosforiit ja haruldased muldmetallid, mis muu. Ka Postimees täheldab, et Venemaa kallaletungi tõrjuva Ukraina läbirääkimised USA-ga on toonud nende metallide olulisuse laiema üldsuse teadvusesse. Ukraina valitsus loodab, et kui nad annavad USA ettevõtjatele juurdepääsu riigi maavaradele, saavad nad ameeriklastelt vastutasuks rahalise ja sõjalise toetuse. Enam-vähem samal ajal seoti Eestimaa põues leiduvate haruldaste muldmetallide võimalik kaevandamine sellest loodetavasti saadavate julgeoleku lisagarantiidega. Justkui ootamatult ilmus muldmetallide müügimehena välja USA visiidilt naasnud välisminister Tsahkna. Viimase näol on teatavasti tegu tasakaaluka diplomaadi ja vilunud ärimehega, mistõttu tuleb tema õpetussõnu tähele panna. Tsiteerin. See ei ole lihtsalt koloniaalaegne kapitalism, et keegi tuleb siia, kaevab midagi välja, viib minema ja jätab meile klaashelme tasemele. Me peame selle suure varandusega, mis meil on, ikkagi targalt ringi käima. Tsahkna tunnistab, et haruldased muldmetallid hakkavad etendama Euroopa strateegilises julgeolekus olulist rolli, ent kui vaadata Eesti seisukohast laiemat julgeolekupilti, siis tunneb USA nende vastu kindlasti väga suurt huvi. Ühelt poolt kinnitab Tsahkna, tema enda sõnu kasutades, et Eesti ei kavatse kellegagi, isegi mitte USA-ga pidada läbirääkimisi võtmes, meie anname teile muldmetallid ja teie tagate meie julgeoleku, ega pea võimalikuks mitte kellelgi nii-öelda maha parseldada midagi, mida me veel ei ole isegi otsustanud kasutama hakata. Teiselt poolt kinnitab aga juba 2 korda Müncheni julgeolekukonverentsil haruldaste muldmetallide koalitsiooni nõupidamisel osalenud Tsahkna, et lääne partnerite huvi nende metallide kaevandamise vastu on kohene. Kui vaid Eesti oleks valmis selle teemaga edasi liikuma. Vajaliku koondava allajoonituse annab teemale iga ala ekspert Raivo Vare, kes soovitab, et kui panustada julgeolekust lähtudes maailma suurima sõjalise jõu USA huvile haruldaste muldmetallide vastu, siis tuleb teha ameeriklastele väga selge ja tõsine suunatud pakkumine. Veelgi enam, USA kaasamine haruldaste muldmetallide kaevandamisse Eesti julgeoleku suurendamise nimel tuleb tema hinnangul muuta Eesti välispoliitiliseks pilootprojektiks. Selline jutt võib ju panna esialgu õhku ahmima, aga ju tuleb meenutada vanasõna, mille kohaselt pole ükski prohvet kuulus omal maal. Kõike eelkäsitletud vaadeldes hakkab selgeks saama, et Kaja Kallase 2022. aasta kevadtalvised avaldused ehk ei tulnudki päris tühjalt kohalt. Süvariik ei häbenenud välja öelda seda, mis nende jaoks oli ilmselge. Järjekindla provokatiivse tegevusega oldi suudetud Venemaa sõtta tõmmata ja hiljemalt alates veebruarist 2022 me olemegi sõjas. Oli kriitiline periood 2022. aastal, mil lääne süvariiklaste eufooria oli laes ja kõik näis minevat plaanipäraselt. Kuid nii nagu eksis oma kolonnid Kiievi alla venitanud Venemaa, tegi koguni fataalse valearvestuse kollektiivne lääs. Viimane lootus Venemaa lagundada kuhtus veel enne, kui kukkus alla mässulist sõjapealikut Jevgeni Prigožinit transportinud lennuk. Kui parafraseerida president Trumpi, siis missugused kaardid on meil täna? Kas soovime otsida manööverruumi väljatagurdamiseks või asetamegi kõik järelejäänud panused eskalatsioonile? Meeskond Eesti Vabariigi kaptenisillal, olgem ausad, ei ole kahjuks kindlustunnet sisendav. Kes on meie tänased välis- ja julgeolekupoliitika suunajad ning siseturvalisuse eest vastutajad? Pole kahtlust, et kaitseminister Pevkurist rohkem valdab teemat 10 aastat kaitseväes teeninud kesktaseme ohvitser. Välisminister Tsahknale võiks aga välispoliitikat ja diplomaatiat õpetada mõni tema ministeeriumi noorem büroojuhataja. Siseminister Taro,
kes enne Eesti 200 petupartei koosseisus Riigikokku purjetamist oli episoodiliselt aastakese töötanud Põlva maavanemana, kuid üldiselt ikkagi rohkem tuntud kui Kagu-Eesti turismikoordinaator ja Värska sanatooriumi kommunikatsioonijuht, on kõigepealt ikkagi Ukraina sõja kohta aastaid libainformatsiooni esitanud vilets propagandist. Jah, ma kordan end, kuid kõik see toimub meie silme all meie endi vaikival nõusolekul. Küsimuseks jääb, kui kaua veel? Vastus sõltub meie kõigi valmidusest reageerida, mugavustsoonist välja astuda, mis omakorda algab valmidusest rääkida reaalsusest ilma seda moonutavate ideoloogilis-poliitiliste filtriteta. Just seetõttu on minu välispoliitika kommentaarid osaks püüdlusest seista vastu ja kutsuda teisigi seda tegema. Ennekõike rääkides ausalt neist nii-öelda keelatud probleemidest, mida avatud silmadega vaadates endi ees laiutamas näeme. Kui soovite sellele mitme inimese päris suurt tööd eeldavale püüdlusele omalt poolt kaasa aidata, siis info vastavate võimaluste kohta leiate minu kodulehelt. Ühtlasi olen tänulik, kui jagate seda saadet sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega, aidates seeläbi jõuda saates kõlama pandud sõnumitel võimalikult paljude inimesteni. Tänaseks aga tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Jääme kuulmiseni tuleval nädalal.